Me tahame luua vaba Eestit, kus inimene ongi vaba. Et ei pea hirmuda seda. Me saame vabalt rääkida, vabalt arvamust avaldada, me saame vabalt ettevõtlusega tegeleda, meid ei panda lukku, ettevõtteid ei sulgetaks, poliitikud tuleksid ka rääkima rahvaga, president oleks rahva poolt valitud, ei tule, me oleme siin 5 kuud seisnud ja mõni üksik on julgenud meiega rääkima tulla, suur osa nad põgenevad siia hoonesse ja varjuvad. Et kahjuks edasi-tagasi kommunikatsioon puudub ja sellepärast meie tunneme, et meie vabadus on ära võetud ja meil pole oma Eesti riiki. Kas nüüd on? Aga ütle, kas me oleme vabad? Kas me oleme tegelikult suveräänsed? Kuidas teie tunne? Meie siin tunneme, et me oleme sisimas vabad, aga me näeme ümber ringi, et inimesed ei ole vabad ja me seisamegi nende inimeste ees, kes ei julge tulla siia näitama, et nad tahavad vabad olla. Ja millegipärast on seda hirmu ja argmistust on lihtsalt liiga palju ja meil on vaja mõelda välja see võluprits või mingi asi, mis äratab inimesi. Ja tõesti rahvas on ikka olnud julge. Vaata, praegu ilm on hea. Kapsamaal ja eks nad tunnevad ennast ka seal hästi ja nad aga ma ütlen, see on nii nagu igaüks ise tahab ja teie peate selles seisma, mida teie üks peate. Aga iseenesest see vaba Eesti ja iga inimene vastutab ja see on ju väga õige. Aga kas teie tunnete ennast vaba, et te elate vabad riigis? Mina või? Jah. No mis ei saa? Ma tunnen, et ma elan Eesti riigis. Kas ta on vaba? Aga see oli see. Ma olen selle kohta piisavalt palju rääkinud. Miks sa arvad, et me vabad oleme? Me sõltume liiga palju. Ma usun, et omal ajal Balti ketis me ei seisnud sellise Eesti. Mina olin toona küll laps, aga ma mäletan seda, kui ma seal Balti keti ees seisin ja eesmärgid olid väga selged. Mulle kui lapsele tehti väga selgeks, miks me seal seisame. Kahjuks tänaseks on minu esivanemad lahkunud siit ilmast. Vaevalt, et nemad sellist Eestit oleks tahtnud. Ütleme niimoodi, Eesti riigi me saime. Aga missugune see Eesti riik oleks ja see, mida me tahtsime ja mida me saime või ei saanud, sellest peab igaüks seisma. Sellest peab igaüks seisma. Minu isa oli ka erakonna valitsuse liige. Ja Eesti riik oli minu meelest ainult 10 aastat vaba. Mõistan on vaba ära. Kes oli just niisugune võitlusest välistas asjadest, mitte Eestist ei aitate meil välja mõelda, kuidas me saame Eesti vabaks. Seda küll jaa, aga te olete ikkagi legendid ja niimoodi, et hästi tore oleks, kui te selgitasite ka luua. Eks ole. Teie olete ka legendid, seltsikud nagu siin. Jaa, võib-olla 30 aasta pärast. Tere Edgar, küsin ühe otse küsimuse, aga sa võid mitte vastata. Meili Lepson väitis sulle, et sina oled ka vabamööda. Kuidas sa suhtud vabamöölusse Eesti poliitikas? Almar, sa valetad, mina ei ole sulle kunagi midagi sellist öelnud. No ma ei viidist Almar ütles täna hommikul, et mina olen ka vabamöörlane. Ma ei ole vabamöörlane. Aga ma suhtun nendesse sama hästi nagu kõigisse teistesse organisatsioonidesse. Nemad on ka oma asja eest väljas, seda ei teinud. Ja aga kas nende tegevus Eestis, mis on imbunud täiesti poliitikasse ja avalikku ruumi väga räigelt viimase aasta jooksul, mina näen, et see pärsib väga tugevalt Eesti rahvuslust, Eesti iivet isegi. See nende tegevus, et nad on mõjutanud Riigikogu 7 aasta jooksul. Riigikogu on varastanud Euroopa stabilisatsioonifondi 16,5 miljardit meie eurot.
ja selle eest ehitatakse pagulastele kortermajasid, selle eest ostetakse neid sisuliselt sisse ja selle eest pannakse meid lukku selleks, et nad saaksid vabalt pagulasse. vaata, seda ma ei oska kommenteerida. Seda räägime siis klubis. Sellest on võimalik kodus. Sellest räägime niimoodi, ega see legend ei ole. Tähendab, ma küsin, ma ei ole vabamöörlastest nii alamlaadnud. Kuigi ma ise nüüd ei kuulu ja ei ole kunagi kuulunud ka. Aga ma pean neid samamoodi organisatsiooniks ja samaks seltskonnaks. Võib-olla neid hinnatakse ka üle, mina ei oska neid. Aga võib-olla on ka, ma ei ole uurinud seda teemat. Ei olegi saanud uurida. Aga ma Kuulge, aitäh! aitäh, Edgar, sulle aja eest ja soovime sulle valgust aega ja armastust. ja tervist! Ja usun, et sa annad seal majas edasi ka meie rahva sõnumi, et me tõesti armastame ennast ja armastame vabadust ja vabad olla. ja vabasid valikuid. Armastage iseennast ja olge tublis ja olge enda eest väljas. Aitäh sulle, soovin sulle tervist ja aitäh sulle. Meie oleme kõik selle maa lapsed. Jõudu teile! Ilusat Muidugi oled. Ja. Ilusat taastuspäeva teile kõigile! aitäh! Meil läheb üks maa.